Tere, õpetaja Kairi siin. Tänases tunnis räägime negatiivsete arvude liitmisest. Selleks, et paremat ülevaadet saada, vaatame joonisele. Joonisel on kujutatud puud, millest vasakul pool seisab tüdruk ja paremal pool seisab poiss. Joonisele on lisatud ka arvtelg, kus on siis näha, et noormehe koordinaadiks on 6 ja tüdrukul -6. Ja oletame nüüd, et mõlemad nendest astuvad 3 sammu vasakule. Ehk me liidame nende koordinaatidele 6 juurde negatiivse -3, sest liikumine toimub arvteljel vasakule poole ja mis me saame tulemuseks, kui poiss astub 3 sammu vasakule, siis ta jõuab arvteljel punkti 3. Tegelikult võime me selle sama tehte kirja panna ka kujul 6 - 3 võrdub 3. Nüüd vaatame, kuidas tüdruk liigub. Ka temal on vaja liikuda 3 sammu vasakule ehk arvteljel punktist -6 on ka temal vaja juurde liita negatiivne 3, sest ka tema liigub arvteljel vasakule. Ja kui me nüüd arvteljel astume 3 sammu vasakule, siis me jõuame punkti -9. Ehk milline on negatiivse arvu liitmisel tehtav tegelik tehe? Tegelikult, mida me teeme? Tegelikult me hoopis lahutame negatiivse arvu absoluutväärtust ja toimetame siis lahutamise tehtega. Et mida me siis siit hetkel teada saime? Selleks, et negatiivset arvu liita, me hoopis lahutame selle negatiivse arvu vastandarvu. Soovin sulle edu negatiivsete arvude liitmisel.